tere tulemast Eestisse. Soovin, et te tutvustaksite ennast. Hello, welcome to Estonia, and I wish you to introduce yourself. Good morning, Pastor. Yes, it's really a privilege to be in your country this morning. Tere hommikust, pastor, see on väga suur eesõigus olla teie maal. My name is Frans van der Merwe. I'm a businessman from South Africa. Minu nimi on Frans der Merwe ja olen ärimees Lõuna-Aafrikast. And I'm together with my wife Annelies, who's a social worker from South Africa. Ma olen koos oma abikaasa Anna-Liisaga, kes on sotsiaaltöötaja Lõuna-Aafrikas. And we were privileged to be in your country for the last 2 weeks already. Meil on olnud eesõigus viimased 2 nädalat olla teie maal. Kas sa räägiksid, mis on olnud sinu kogemused Eestis? Would you like to share some of your experiences in Estonia? I think the first experience is we landed in Tallinn, a very beautiful city and a clean city. And the last 2 weeks we experienced a clean Estonia. Kõigepealt me maabusime Tallinnas, Eesti pealinnas ja meie esimene kogemus oli, et see oli väga puhas linn ja viimased 2 nädalat oleme olnud Lõuna-Eestis ja ka kogu see maa on väga ilus ja puhas. And we also experienced a very, very beautiful country, especially this time of the year, the nature. Ja see on väga ilus maa ja eriti sellel aasta ajal. We were very impressed with your infrastructure to keep your nature conserved. Ja me oleme väga nagu muljet on avaldanud infrastruktuur, mis hoiab seda loodust puhtana ja säilitab seda. But we also said we must have high mountains in South Africa. Aga me peame ka mainima, et Lõuna-Aafrikas me oleme kõrgetest mägedest pärit. And lastly, we're very, very thankful for the way the people love us without knowing us. Ja me oleme väga mõjutada saanud sellest, kuidas inimesed on meid armastusega vastu võtnud, vaatamata, et nad ei ole meid tundnudki varem. We really experience hospitality and friendship. Me oleme kogenud külalislahkust ja sõprust. Inimesed, ma usun, on väga elevil ja mõtlevad, et kuidas ühed Lõuna-Aafriklased on sattunud Lõuna-Eestisse. People probably will be very excited to know how South Africans have reached to the South Estonia. Yeah, I have South African friends, Kuzan and Clarine van der Berg. They're already in Estonia for about 2 years in the mission field. Meil on sõbrad Lõuna-Aafrikast, Kuzan ja Clarine van den Berg ja nemad on elanud Eestis juba peaaegu 2 aastat. And we had contact with them for a long time already. Meil on nendega kontakt olnud juba pikaajaliselt. And last year when he visited South Africa, he invited us to come to your country. Ja eelmisel aastal, kui ta oli külastamas Lõuna-Aafrikat, siis esitas ta kutse külastada Eestit. And during that discussion we said, what must we come and do? Because the Estonian people are already on a high level in the fellowship with God. Ja nende küsimus oli, et mida nad saaksid Eestis teha, sellepärast et Eesti rahvas on juba pikaajaliselt kõrgetasemeliselt oma kultuuri ja kirikuid arendanud. So the aim for us was to come and empower some Estonian Christians on fields where they need some more information and skills. Ja meie eesmärgiks oli nagu julgustada aladel Eesti kristlasi, mis vajavad nagu arendamist ja julgustust. So Annelies concentrated to share with people her projects and all her actions in the social world and to strengthen also your people in that area. Nii et Anneliise keskendus siis sotsiaalalale, et anda mõtteid ja jagada kogemusi sotsiaalalalt. I had the privilege to give a workshop in business entrepreneurship and also business management. Ja minul oli eesõigus jagada ettevõtluskoolitust, kuidas ettevõtet algatada ja selle siis juhtimisest. Mis on teie sõnum Eestimaale pärast teie külaskäiku? What is your message to Estonia after you have visited it actually? All over the place where I visited the church, I said, in the first place, my message was keep on loving, because that solves a lot of problems.
Kõikjal, kus ma kogudusi külastasin, minu sõnum oli üks: jätkake armastamist, sellepärast et ümberringi on palju probleeme. But for us, the best way to summarize our message is what the Apostle Paul is saying to the congregation in Colossians. Aga meie jaoks kõige parem viis seda summeerida on sõnadega, mida apostel Paulus ütles Kolossa kogudusele. Therefore, I'm going to ask Annelies to read that verses in chapter 1, Colossians verses 9 and 10. Ja ma palun Anne-Liisel lugeda seda Kolossa kirjast. Can you say it again, the place? The Colossians chapter 1, verses 9 and 10. Kolossa kirja esimesest peatükist salmid 9 ja 10. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges, vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et elaksite väärikalt Issandale, et temale kõigiti meeldida, vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses. Therefore we pray that God bless all Christians, all churches and the whole of Estonia. Ja sellepärast me palvetame, et Jumal võiks õnnistada kõiki kristlasi kõikjal Eestis. Kas te võiksite Eestimaa pärast palvetada? Would you like to have a prayer for Estonia? It will be a pleasure. See oleks minu eesõigus. Thank you, Heavenly Father, that we can meet this morning also in this way. Tänu taevane Isa, et me võime sellel hommikul ka sellisel viisil kohtuda. And the first thing we want to acknowledge your kingdom and your glory and your honor. Ja me tahame tunnustada sinu kuningriiki ja au ja lähedalolu. Because you're great God, you've created us, and up to today you loved us and you keep us safe. Sa oled suur Jumal, looja Jumal, kes sa oled tänase päevani meid hoidnud ja turvalisena. And I can feel that your Holy Spirit is here with us, but I also know that your Holy Spirit is at present all over the world, also the people looking now. Me kogeme, et sinu püha vaim on täna meie keskel, aga me tunnistame, et sinu püha vaim on tegevuses üle terve maailma, kus inimesed sind otsivad. And I pray that your Holy Spirit will guide us and protect us and help us every day. Ja me palume, et sinu püha vaim võiks meid juhatada ja kaitsta ja õpetada igal päeval. And especially for the people in Estonia. Ja eriti inimesi Eestis. And the people who's your ambassadors, who must show your light in this dark world. Ja need, kes on sinu saadikud, et nad võiksid anda valgust selles pimedas maailmas. All church leaders, all churches, and everyone who's part of a congregation. Kõik koguduste juhid ja koguduste liikmed ja kes iganes on kogudustega ühendatud. I pray that you will help them to be real ambassadors in Estonia. Me palume, et sina teeksid nad tõelisteks saadikuteks Eestis. I pray that you also prepare the hearts of the rest of Estonia. Jumal, me palume ka, et sina valmistaksid ülejäänud Eesti maalaste südameid. The leaders, all people in government, and every person who's responsible for the economy of Estonia. Kõiki juhte ja igat juhti, kes on vastutav ka Eesti majanduse eest. That eventually this country and this people will grow in your name. Et lõpuks selle maa rahvas võib kasvada sinu nimel. And be a light for your kingdom in the Baltic area. Ja olla valguseks sellel Baltimaade alal. And also be prepared to turn around to go back to Russia and to help them to understand Jesus and Jesus' word.
ja lõpuks ka välja jõuda Venemaale, et olla valguseks Jeesusest Kristusest. In our hearts we know you've got the strength and you've got the will. Oma südametes me teame, et sinul on vägi ja sinul on see jõud, et seda teha. Thank you, Jesus, that we trust you in that we know and understand you will help us. Me usaldame, et sina aitad meid. We pray all this because we belong to you and we love you. Me palvetame seda, sest me kuulume sulle ja me armastame sind. Not because we must get it, but because we know your love will give it to us. Mitte sellepärast, et me oleme seda ära teeninud, vaid et sinu armastus on seda meie sisse pannud. We all pray this in Jesus' name. Me palvetame seda Jeesuse nimel. Amen. Amen. Tahaksin meie sõpru tänada selle julgustuse ja armastuse eest, millega nad on soojast Afrikas siia tulnud. I would like to give thanks for our friends with what they have came from the very warm Africa. Ja kõik need, kes seda videot vaatavad, julgustan teid kõiki palvetama selle imelise maa pärast, Lõuna-Aafrika pärast. And all you who watch this video, I encourage you to pray also for the South Africa. Jumal õnnistagu meie armsad sõpru teie tööd, aga õnnistagu kõiki kristlasi teie kodumaal. May God bless you, our dear friends, but all your friends in your home country. Et meie palved Eestimaal on ka teiega. Our prayers in Estonia is also with us, you. Aitäh teile. Thank you. Bye, danki. Bye, Bye, donkey.